Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Täna hommikul kutsuti politsei Toompea lossi. Valvelauast anti teada, et öösel on keegi istungite saali tunginud ja kõrgete riigiteenistujate palka tõstnud. Loo teeb kurioosseks tõsiasi, et riigiteenistujate palgad olid lao kõige tagumises otsas ja nendeni jõudmiseks oli kõrvale tõstetud lastetoetused, politseinike ja päästjate palgad, samuti oli kusagil ära tõstetud õpetajate ja medõdede palgad, milliseid ei õnnestunudki enam üles leida. Kurjategijad olid kõrgete riigiteenistujate palgad nii kõrgele tõstnud, et neid enam kätte ei saagi ja need jäävadki nüüd lakke. Nii valitsuse kui ka Riigikogu liikmete sõnul on paljudel kõhe oma tööruumides viibida, sest kunagi ei või nüüd ette teada, kuna palk jälle tõuseb ja päästab taas valla rahva meelepaha. Ja veel rahast. Erakondade rahastamise infokeskus annab teada, et elanikkonna kartustel, nagu telliks erakonna salajased rahastajad, ka kogu poliitika ja otsused ei ole tõepõhja all. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole tegelikult üksteisega kuidagi seotud, märgitakse infokeskuse värskes uurimuses. Ka rahvas maksab poliitikutel iga päev oma maksudest palka ning ei ole siiani vastu saanud mitte ühtegi teenet ega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, rahapoliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Valitsuse värske uuring aga näitab, et tegelikult on inimeste elu oluliselt parem, kui seda näitavad inimeste endi hinnangud. Eestis tuleb välja narvukalt inimesi, kes väidavad, et nad ei ela oma sissetulekutega ära. Uuring näitab, et suur hulk neist on seda väitnud kuust kuusse, mõni ka aastast aastasse, midagi aga ei ole juhtunud ja inimesed on ikka elus. Küll ei elata ära pensionist või töötu abirahast või ei elata ära toimetulekutoetusest, mõni ei ela ära sellepärast, et tal pole mingisugust sissetulekut, kõik seda väitnud on aga endiselt elus. See panebki ministeeriumi käsi laiutama, sest adekvaatne info puudub. Seni kuni inimene pole tegudega tõestanud, et ta tõepoolest ei ela ära, ei saa ka riik kuidagi aidata. Valitsusel on valmimas ka abiprogramm nendele inimestele, kes saavad kohe, kui elamine lõppes, pöörduda sotsiaalametisse ja küsida toetust, mis tagaks lõpuks äraelamise. Ja mitmesugust. Vaatlused näitavad, et Eestisse on jõudnud ka esimesed Hispaania kergliiklustee teod. Nimetatud liik on levimas peamiselt lõunapoolsemates riigipiirkondades. Kergliiklustee tigu kasutab, nagu nimigi ütleb, edasi liikumiseks ainult peamiselt kergliiklusteid, milliste hulk on Eestis viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja mis omakorda liigi levikule soodsamalt mõjuvad. Teadlased on murelikult ootamas nüüd ka esimeste Hispaania kiirtee tigude saabumist, milliste keskmine liikumiskiirus on viimaste mõõtmiste kohaselt 110 km/h. Kuulsite uudiseid.